Tere! Mina olen Margus Pedaste, Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor ja Digiefekti projekti juht. Digiefekt on projekt, mida Haridus- ja Teadusministeerium rahastas perioodil 1. maist 2020 kuni 30. aprillini 2023. Selle projekti eesmärgiks oli mõista, kuidas digitehnoloogiate kasutamine avaldab efekti õpilaste õpitulemustele. Minu ees on 2 lehekülge lühikokkuvõtet, millest ma nüüd hea meelega teile räägiks. Digitehnoloogiatena vaadeldi seejuures digiseadmeid, arvuteid, tahvelarvuteid ja nutitelefone, digitaalseid õppekeskkondi, nii neid, mida siis on loodud just õppimiseks, kui ka neid, mida saab õppimiseks kasutada, aga mis ei ole iseenesest otse õppimiseks tehtud. Ja lõpuks ka digitaalset õppesisu, mida siis erinevates keskkondades, on need siis õpi- või muud keskkonnad, saab kasutada. Mida me siis digiefekti väljaselgitamiseks tegime? Me tegime teadusuuringu, mis koosnes laias laastus 2 osast, pilootuuringust ja põhiuuringust. Pilootuuringu viisime läbi õppeaastal 2020-2021 ja selle eesmärgiks oli meil välja töötada erinevad hindamisvahendid, mida veel ei olnud olemas, ja hinnata nende kvaliteeti. Muide, suur osa nendest hindamisvahenditest on nüüd juba kättesaadavaks tehtud kõigile huvilistele, teistele uurijatele, õpetajatele või ka, miks mitte õpilastele oma uurimistöödes taaskasutamiseks. Teine osa oli põhiuuring, mille andme kogusime siis õppeaastal 2021-2022. Ja sellele järgnevalt on 2022 ja 2023 aastal kestnud siis tulemuste analüüs, andmete korrastamine, tagasiside andmine. Oleme teinud erinevaid seminare ja konverentse selleks, et rääkida nendest tulemustest ja levitada meie ideid. Mida me siis uuringu käigus tegime? Kõigepealt sai juba öeldud, et me töötasime välja suure hulga andmekogumisvahendeid. Loomulikult me kasutasime ka neid andmekogumisvahendeid ja kogusime väga suure hulga andmeid. Nii et meil on üle 15 erineva andmefaili, mis on siis spetsiifiliselt ühe või teise andmestiku kirjeldamiseks, näiteks eraldi digipädevuse kohta andmed või matemaatikapädevuse kohta andmed, loodusteadusliku pädevuse kohta andmed. Me uurisime 3., 6. ja 9. klassi ning keskendusimegi matemaatika, loodusteaduste ja eesti keele õppimisele. Meie digiefekti projekti koondandmete failis on kokku üle 800 erineva tunnuse, mida on võimalik siis omavahel siduda selleks, et erinevatele uurimisküsimustele vastuseid leida. Need 3., 6. ja 9. klassid meie uuringus olid 14 Eesti koolist. Need 14 kooli olid välja valitud eesmärgipäraselt. See tähendab, et nendest uuringu tulemustest ei saa teha päris üldistatavaid järeldusi. Meil ei olnud juhuvalimit. Ei saa teha üldistatavaid järeldusi siis kogu Eesti kohta. Meie eesmärgiks oli moodustada võimalikult mitmekesine valim. See tähendab, et me võtsimegi aluseks koolide kohta olemasolevad andmed, siis akadeemiliste tulemuste kohta, riigieksamid, tasemetööd, kooli rahulolu küsimustiku tulemused ja kooli digivalmiduse, mis siis sai loodud selline indeks erinevate sisendite põhjal. Ja selle alusel valisime siis valimisse neid koole, kus kõik oleks justkui väga hästi ja kus ei ole võib-olla kõik nii väga hästi võrreldes teiste koolidega, mis kuuluvad siis ühe või teise tunnuse osas nii-öelda ülemisse või alumisse kolmandikku meie Eesti koolidest, kelle kohta vastavad andmed olemas olid. Ja nii meil oligi 14 kooli, nende õpilased, nende matemaatika, loodusainete ja eesti keele õpetajad ning lapsevanemad ja eraldi küsimustikku täitsid ka siis koolijuhid koolide kohta. Me oleme tänaseks andnud kõigile nendele koolidele siis spetsiifilist tagasisidet iga klassi kohta. Kokku oli meil uuringus lõpuks 62 erinevat klassi. Iga klass on saanud põhjaliku 70 leheküljelise mahuka tagasiside 14 erineva kompleksselt uuritud tunnuse kohta. Kirjeldav ülevaade, kuidas nende koolis asjad on, võrreldes siis teiste samas vanuses õpilastega.
Nende andmete põhjal oleme koostanud ka pilootuuringu raporti, põhiuuringu vaheraporti, palju erinevaid temaatilisi raporteid ja nüüd siis põhiuuringu lõppraporti. Samuti oleme oma tulemusi sidunud muude uuringute tulemustega ja avaldanud siis 16 erinevas teadusartiklis. Õigemini praeguseks oleme kirjutanud ja avaldamiseks esitanud 16 teadusartiklit, suurem osa neist on juba avaldatud, mõned maailma absoluutsetes tippajakirjades nagu Computers and Education, aga mitmed ka meie oma eestikeelsele lugejaskonnale mõeldes loodud ajakirjas Eesti haridusteaduste ajakiri. Lühidalt oleme uuringu tulemused kokku võtnud põhitulemuste kokkuvõttes ja kõik need kokkuvõtted on siis kättesaadavad meie projekti veebilehelt digieffekt.ut.ee. Andmed ja andmekogumisvahendid oleme teinud kättesaadavaks ka Tartu Ülikooli turvalises andmerepositooriumis. Seal on need taaskasutamiseks teadlastele, üliõpilastele, aga miks ka mitte kooliõpilastele oma uurimistöödes, mida tuleb teha gümnaasiumis või sageli ka põhikoolis. Ja loomulikult ka kõik uurimishuvilised õpetajad on teretulnud neid andmeid uurima, erinevatele küsimustele vastama või siis andmekogumisvahendit kasutama oma igapäevases töös, oma kooli kontekstis õpilasi uurides. Kuidas me seda uuringut läbi viisime? Mil viisil me andmeid kogusime? Kõigepealt tegime vaatlused ja intervjuud. Vaatlused 93 õpetajaga 171 juhul ja siinkohal oleme hästi tänulikud meie Tartu Ülikooli üliõpilastele, kes tulid appi, õppisid selgeks vaatluse metoodika põhjaliku juhendi järgi, et oleks vaatlused võrreldavad ning viisid need vaatlused läbi, kogusid andmed, panid nad kirja, tegid ka intervjuud, pärast siis vaatlusi tegime ka intervjuud, et aru saada, miks õpetajad kasutasid digitehnoloogiaid ühel või teisel viisil selles tunnis. Teiseks vaatluste ja intervjuude kõrval kasutasime digijälgi Opiku kasutamisest. Opik on siis Eesti kontekstis kõige enam kasutatav e-õpikute komplekt ja siinkohal oleme siis hästi tänulikud meie heale partnerile osaühingule StarCloud, kes arendab ja haldab Opiku keskkonda ning aitas meil sellest digijäljed välja võtta, logifailid, mille põhjal saime meie analüüsida, millised on õpilaste strateegiad Opiku e-õpikute kasutamisel. Jällegi keskendusime siis üksnes matemaatika, loodusainete ja eesti keele õpikute kasutamisele 3., 6. ja 9. klassis. Kolmandaks kasutasime erinevaid teste ja küsimustikke. Osa neist taaskasutatud, osa originaalsed, meie uuringus välja arendatud testid ja küsimustikud ning viimased oleme teinud siis kõigile huvilistele taaskasutamiseks kättesaadavaks. Päris põhjalik ja mitmekesine oli ka meie analüüside komplekt. Loomulikult alustasime kirjeldavast ülevaatest ja korrelatsioonanalüüsist, mis näitab seda, millised erinevad tunnused meie uuringus on omavahel seotud ja mida võib-olla ei ole mõtet siis näiteks mõjuanalüüsides paralleelselt vaadata uuritavate tunnustena. Hindamisvahendite arendamisel ja nende kvaliteedi kontrollimisel kasutasime lisaks kirjeldavale ülevaatele ja korrelatsioonidele väga palju ka faktoranalüüsi ja struktuurivõrrandite, üksikväärtuste teooria analüüse, IRT-d, Item Response Theory. Faktoranalüüsid ja üksikväärtuste teooria analüüsid võimaldasid meile öelda, kas meie üksikult hinnatud tunnuseid on võimalik suuremate komplektidena vaadata. Näiteks digipädevust hindasime, töötasime välja hindamisvahendi ja leidsime lõpuks, et see võimaldab eristada paljude küsimuste põhjal 9 suuremat sellist tunnuste komplekti, mida me võimegi siis nimetada digipädevuse alampädevusteks. Ja need omakorda on võimalik jagada 2 sellisesse veelgi kõrgemat järku tunnuseks, nagu üks on siis digihoiakud ja teine on siis digiga seonduvad oskused, teadmised ja käitumine.
IRT ehk siis üksikväärtuste teooria analüüs võimaldas meil siis öelda seda, kas meie hindamisvahendid või täpsemalt nendes olevad küsimused, ülesanded eristavad õpilasi piisavalt hästi, kas nad on piisavalt varieeruva keerukusega need ülesanded ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et lõppkokkuvõttes võime öelda, et meie hindamisvahendid, mida me kasutasime ja pakume taaskasutamiseks, on psühhomeetriliselt valideeritud. Ehk siis usaldusväärsed ja neid ei pea taasleiutama, vaid võib taaskasutada siis nii teadlaste, õpetajate kui üliõpilaste ja õpilaste poolt. Siis nende andmete edasisel analüüsimisel selgitasime välja tundide õpetajate või õpilaste klastreid. Need on siis rühmad, mis on mingis mõttes sarnased erinevate tunnuste põhjal. Ja nende klastrite puhul kasutasime näiteks latentsete profiilide analüüsi, mis võimaldas kirjeldada meil 4 erinevat tunniprofiili, lähtudes sellest, kuidas seal digitehnoloogia kasutatakse. Või siis Opiku e-õpikute logifailide analüüsil kasutati siis Vaardi meetodiga klasteranalüüsi, hierarhilist klasteranalüüsi, mis võimaldas jõuda selleni, et Opiku kasutamisel võib eristada 4 erinevat strateegiat, meedia kasutamisele suunatud, lugemisele suunatud ja 2 erinevat testimisega seotud strateegiat, ühed sellised õpilased, kes eelkõige keskenduvad kohustuslike õpetaja antud testidele, teised sellised, kes keskenduvad siis testidele, mida saab korduvalt täita, et siis järjest paremaks saada, õppida. Nimetasime isegi neid õpilasi arengule orienteeritud õpilasteks. Lisaks klasteranalüüsile kasutasime siis Opiku andmete analüüsil protsessikaare meetodeid ja järjestusanalüüsi, mis võimaldasid siis ka lõpuks nende samade klastriteni välja jõuda. Nüüd, millised on siis põhitulemused ja järeldused digiefekti projektist? Võime öelda, et põhijäreldused jagame 3 gruppi. Digitehnoloogiate kasutamine tundides, strateegiad e-õpikute kasutamisel ning digiefekt. Milline on nende tundide profiilide ja e-õpikute kasutamise strateegiate efekt õpilaste õpitulemustele? Nagu nimetatud, matemaatikapädevusele, loodusteaduslikule pädevusele, kommunikatsioonipädevusele, õpipädevusele, digipädevusele ning sotsiaalemotsionaalsetele oskustele. Ja me võime välja tuua muidugi veel analüüse iga sellise temaatilise osa juures digiefekti projektis, näiteks digipädevusega seonduvalt ja kommunikatsioonipädevusega seonduvalt, tegevusvõimekusega seonduvalt uurisime ka kognitiivset võimekust, isiksuse omadusi, õpilase ja õpetaja suhtluse tajumist ja veel õpiärevust ja erinevaid tunnuseid. Neid kõiki uuritakse meie meeskonna liikmete poolt eraldi ja saab uurida eraldi ka teiste uurijate poolt edasi, kuna andmed on tehtud vabalt kättesaadavaks. Aga siinkohal siis need 3 gruppi. Nende 3 grupi põhjal võib teha 4 sellist peamist järeldust. Kõigepealt siis digitehnoloogiate kasutamisest tundides. Tuginedes siis klasteranalüüsiga leitud kasutamise profiilidele, digitehnoloogiate kasutamise profiilidele tundides, võime öelda, et uuritud 3., 6., 9. klassides matemaatika, loodusainete ja eesti keele õppimisel on kõige sagedamini kasutatavad digitehnoloogiate kasutamisel siis ülesanded, kus õpilane tegutseb konstruktiivselt. See tähendab, et ta mitte lihtsalt ei analüüsi, loe, kasuta olemasolevaid materjale, vaid ta konstrueerib, sünteesib uut teadmist, uut arusaama, sidudes kokku siis õpitava materjali, on see siis internetis, e-õpikus või õpetajalt kuuldud, aga ta sünteesib kokku selle siis oma eelteadmistega ja loob seejuures uut teadmist. Siis konstruktiivsed ülesanded on selles mõttes hästi toredad, aga mida me võib-olla ei näinud piisavalt palju ja mida peetakse siis veelgi enam õpilasi kaasavaks, on interaktiivsed ülesanded.
Interaktiivsed ülesanded on need, milles õpilane ei konstrueeri seda uut teadmist üksi, vaid interaktsioonis teiste õpilastega. See tähendab, et kuulatakse, mida teised teavad, kuidas teised said asjadest aru. Ja siis tekib võimalus erinevate ideede kõrvutamiseks ja tekib üldse arusaam, et võib-olla minu idee ei olegi ainus, võib-olla minu idee vajab ümbermõtestamist, äkki mul ei olegi õige idee. Ja sellist protsessi oli natukene vähe. Ja samas, kui mõelda veel, mida oli omajagu, oli tegelikult ka sellist passiivset ja aktiivset õppimist, kui me teame siis ICAP mudelist, mida me aluseks võtsime, et interaktiivne on kõige kaasavam, konstruktiivne natukene vähem, aktiivne veel vähem ja passiivne kõige vähem, siis seda passiivset õppimist digitehnoloogiate abil, kus lihtsalt õpetaja näitab ekraanile materjali või õpilased lihtsalt loevad, aga ei pea täitma mingeid ülesandeid, kus oleks vaja selle põhjal siis konstrueerida uut teadmist, siis neid võiks ilmselt olla edaspidi vähem. Seesama küsimus klasteranalüüsiga näitas, et meil on kõige tavalisem klaster, kus siis on suhteliselt võrdselt digitehnoloogiate kasutamist varasemate tegevuste asendamiseks kui ka täiustamiseks. Aga ülejäänud 3 klastrit, mis me leidsime, on sellised, kus selgelt kõige sagedasem tegevus on digitehnoloogiate kasutamine tavapärase õpitegevuse juures millegi asendamiseks. Ehk siis näiteks, kui muidu on loetud materjali raamatust, siis nüüd loetakse e-õpikust või kui muidu on õpetaja näidanud fotosid raamatust, siis nüüd näitab ekraanile suurelt siis kõigile esitluses. Ja see on loomulikult oluline, ka asendamine on oluline, aga mida tahaks rohkem näha ja mida soovitame edaspidiselt rohkem mõelda, et kuidas oleks võimalik õpiprotsessi päriselt täiustada digitehnoloogiat kasutades. Näiteks teha siis, mis täiustamine tähendab seda, et tehakse tegevusi, mida ei olegi võimalik ilma digita teha. Näiteks ühe dokumendiga töötamine samal ajal. Et on see siis tekstidokument, on see siis esitlus või mingi muu dokument, et seda võiks nagu mõelda, et kuidas täiustada seda õpiprotsessi või siis kuidas täiustada õpiprotsessi automaatse tagasisidega. Et õpilased saaksid kiiresti tagasiside, mis on uuringute põhjal tõhusam kui hiljem antud tagasiside. Mida me praktiliselt üldse ei näinud, kui me siin nende õpiprotsesside võrdlemisel võtsime aluseks SAMR mudeli, SAMR, mis tähendab siis seda, et esimene on siis inglise keelest tulenevalt siis asendamine, teine on siis täiustamine, 3 M ja R tähistavad siis modifitseerimist ja ümbermõtestamist õpiprotsesside puhul. Ja seda me peaaegu üldse ei näinud, nii et ka sellele võib mõelda, et näiteks kuidas virtuaal- või liitreaalsust kasutada õppimise ümbermõtestamiseks või siis praegu aktuaalne tehisintellekti integreerimine õppetöösse, et kuidas tänu tehisintellektile me saaksime näiteks õpiprotsessi muuta enam interaktiivseks. Et kui interaktsioon õpilaste vahel on teatud piirangutega, siis tehisintellekti kasutamine võimaldab teatud piiranguid ületada, loomulikult seal on oma piirangud. Aga tehisintellekti kasutamine, näiteks juturabotite kasutamine õpilaste dialoogipartnerina võiks olla üks võimalus, kuidas ümber mõtestada digitaalset õpiprotsessi. Ja see võiks intensiivistada siis igal juhul õpilase õppimist ja kaasatust teooriast lähtuvalt. Intervjuudest tuli välja, et eesmärgid, mida kasutatakse siis, milleks kasutatakse digitehnoloogiad, on põhiliselt operatsiooniline tõhustamine. Midagi on lihtsam teha. Meil on lihtsam näidata suurele ekraanile, kui kõndida mööda klassi ja näidata pilti raamatust. Või meil on lihtsam jagada linki õpilastele, kui suunata neid kõiki raamatukogust materjali otsima.
Lihtsuse aspekt on kahtlemata oluline, aga mida me nägime natuke vähe, on siis õpiprotsessi kvalitatiivne tõhustamine. Ehk siis kuidas digitehnoloogia võimaldab meil sügavamat õppimist, paremat arusaamist erinevatest teemadest. Ehk siis see on üks asi, millele võiks tulevikus mõelda. Ja üks klaster nendest 4 klastrist oli selline, kus tõesti oli siis teistega võrreldes rohkem konstruktiivset õppimist, rohkem siis õpitegevustes digitehnoloogia abil täiustamist ja rohkem kvalitatiivset tõhustamist, kuid kahjuks ülejäänud klastrites oli seda vähem, isegi selles klastris, kus siis interaktiivne õppimine oli põhitegevus, ei olnud see interaktsioon enamasti siis seotud õpiprotsessi täiustamisega või kvalitatiivse tõhustamise eesmärgiga. Nii et need on asjad, mille üle mõelda ja kus me näeme arenguvõimalusi. Järeldus 2, põhijäreldus 2, tuginedes siis logiandmete analüüsile, võime öelda, et Opiku e-õpikute kasutamisel keskenduvad õpilased peamiselt testide tegemisele ning vähem lugemisele ja meediakasutusele. Samas me võime teoreetiliselt öelda, et kõige tõhusamaks võib ilmselt pidada e-õpikute kasutamise strateegiat, kus integreeritakse neid erinevaid tegevusi. Ehk siis loetakse, tutvutakse meediaga ja siis täidetakse teste harjutamiseks ja lõpuks kokkuvõtvaid teste hindamiseks. Sellist strateegiat me ei näinud. Ehk siis siit võib mõelda, et me võiksime arutada õpilastega koos, mõtestada iseenda jaoks kõigepealt, et milline on see tõhus strateegia õpikute kasutamisel ja suunata siis õpilasi selliselt kasutama. Et õpetajad on siin kahtlemata õppimisel olulised muutuste agendid. Need, kes suunavad õpilasi mõtestama oma õppimist ja kasutama siis tulemuslikke strateegiaid. 3. järeldus ja 4. järeldus seonduvad siis juba digiefektiga. Ehk siis esimene ja teine järeldus olid selle kohta, et millised on digitehnoloogiate kasutamise viisid tundides ja milliseid strateegiaid kasutatakse õpilaste poolt e-õpikute abil õppides, siis 3. ja 4. on sellest, et kuidas need strateegiad ja muud taustategurid, mille kohta me andmeid kogusime, avaldavad efekti siis õpitulemustele, matemaatikapädevusele, loodusteaduslikule pädevusele, kommunikatsioonipädevusele, õpipädevusele, digipädevusele ja sotsiaalemotsionaalsetele oskustele. Tuginedes efektide analüüsile, siis võime öelda, et tundides on mõistlik digitehnoloogiate kasutamiseks kavandada senisest enam interaktiivseid ja konstruktiivseid õpitegevusi, mille eesmärgiks on õppimise kvalitatiivne tõhustamine ja mille kavandamisel otsitakse võimalusi, kuidas digitehnoloogiate abil õpiprotsessi täiustada. Just need klastrid, need profiilid, tunniprofiilid avaldasid ainult positiivset efekti õpitulemustele, kui võrrelda tundidega, millest digitehnoloogiat ei kasutatud. Need 2 profiili, milles siis oli valdav õpiprotsess, mida võib nimetada aktiivseks või passiivseks digitehnoloogiate kasutamisel, nende puhul oli nii, et mõnikord mõne õpitulemuse prognoosimisel olid nad paremad kui tunnid, kus digitehnoloogiat üldse ei kasutatud, aga mõnel juhul ka halvemad. Ehk siis kindel on see, et konstruktiivne ja interaktiivne õpiprotsess kvalitatiivse tõhustamise eesmärgil, kus digitehnoloogiat täiustavad õpiprotsessi, avaldab positiivset efekti õpitulemustele. Sellele tasub edaspidi tähelepanu pöörata ja nii tasub ka kavandada oma õpetamist. Ja samuti tasub niimoodi suunata ka iseseisvat õppimist digitehnoloogiate abil, sest praegu ei tulnud välja selget efekti ühelgi Opiku kasutamise strateegial. Efekti siis sel juhul võrreldi lugemisele orienteeritud sellist nii-öelda baasstrateegiat teistega ja ei saa öelda,
et meedia kasutamisele või üks või teine testide kasutamisele suunatud strateegia oleks olnud läbivalt parem või halvem kui selline baaslugemisele orienteeritud strateegia. Ehk siis jällegi siin on ka mõte edasiseks uuringuks, et kui me nüüd suunaksime õpilasi spetsiifiliselt, mitmekesiselt kasutama Opiku e-õpikuid, et kuidas siis avalduks efekt erinevatele õpitulemustele. Ja 4. järeldus seostub siis muude digitehnoloogiate kasutamist iseloomustavate tunnustega kui need profiilid ja klastrid. Nimelt me leidsime ka seda, et õpilaste digiseadmete kasutus ning digipädevus omavad olulist efekti erinevatele õpitulemustele. Ja seetõttu on kahtlemata mõistlik pöörata õpilastega koos tähelepanu digiseadmete eesmärgipärasele mõtestatud kasutamisele ning digipädevuse süsteemsele arendamisele. See tähendab nii hoiakute kujundamisele kui ka erinevate teadmiste, oskuste arengule. Täpsemalt on jällegi meie veebilehelt kättesaadavad erinevad raportid, mis avavad näiteks seda, et millised on digipädevuse erinevad dimensioonid, millele tähelepanu pöörata. Näiteks süsteemselt mõtlemiseks programmeerimise või algoritmilise mõtlemise dimensioon või siis operatsioonide tegemise oskused, et kuidas ma digivahendite abil midagi päriselt teen, mida mul õpiprotsessis vaja on. Samuti kommunikatsioonioskus või siis enese ja teiste kaitsmine digimaailmas või reeglite järgimine digimaailmas, sisuloome või siis õppimiseks sobiva sisu väljavalimine. Nii et need on need dimensioonid, millele siis eraldi tähelepanu pöörata. Digiseadmete kasutamisel tuli välja, et kui üldse efekti on, siis alati on positiivne efekt sellel, kui kasutatakse arvutit õppimiseks. Aga üllatavalt näiteks nutitelefonide puhul oli see efekt vahepeal positiivne, vahepeal negatiivne, ehk siis teatud juhtudel tuli välja, et nutiseadme, siis nutitelefoni kasutamine õppimiseks viib kehvemate tulemusteni, kui on nendel õpilastel, kes nutiseadet õppimiseks ei kasuta. Ja need õpilased, kes kasutasid siis nutiseadmet, on siis tahvelarvuti või nutitelefon, muudeks tegevusteks sagedamini, need siis suurema tõenäosusega saavutasid hoopis kehvemaid tulemusi meie digiefekti uuringus. Nendele tulemustele tuginevalt ja sidudes neid siis ka erinevate teadusallikatega teistest uuringutest, tegime uuringus ka mitmeid soovitusi. Soovitusi eraldi õpetajatele, õpilastele läbi õpetajate, aga ka uurijatele, poliitikakujundajatele, õppematerjalide arendajatele. Ja siinkohal võib-olla tooks neist 10 välja hästi lühidalt. Esiteks soovitame rohkem interaktiivseid ja konstruktiivseid ülesandeid. Teiseks, mõtestada digitehnoloogiate kasutamise eesmärki. Tähenduslikult seal, kus on vaja, mitte seal, kus on võimalik. Ja hästi tähtis on otsustada kriitiliselt, millal mitte kasutada digitehnoloogiaid. Kolmandaks, leida võimalusi õpiprotsessi täiustamiseks. Kui me digitehnoloogiat kasutusele võtame, siis kuidas nad täiustaksid õpiprotsessi on põhiline küsimus. 4, mõelda läbi e-õpikute kasutamise strateegiad ja suunata õpilasi neid targalt rakendama. 5, me peame suunama õpilasi jälgima ka seda, milleks ja kuidas nad digiseadmeid kasutavad. Ehk siis, et nutiseadmete kasutamine võib olla negatiivse efektiga, kui see ei ole targalt eesmärgipäraselt õppimisele suunatud. 6, arendada õpilaste digipädevusi, sest need avaldavad olulist efekti sellele, kas digitehnoloogiate kasutamisel on positiivne efekt õpitulemusele või see efekt ei ole positiivne või ei ole seal üldse efekti. Nende 6 õpetajate ja õpilastele suunatud soovituse kõrval on meil 7 õppematerjalide koostajatele, kes peaksid eelnevale kirjeldatult ka vastavad materjalid koostama ning suunama materjalide kasutajaid siis targalt, eesmärgipäraselt materjale kasutama. Veel on meil ettepanekud ka ülikoolidele.
Ülikoolid peaksid eelnevale vastavalt kujundama ümber oma õpetajakoolituse nii esma- kui täiendusõppe, nii et õpetajad saaksid parema ettevalmistuse sellest, kuidas interaktiivseid ja konstruktiivseid ülesandeid digitehnoloogiate abil luua, kuidas neid rakendada, kuidas õpiprotsessi täiustada digitehnoloogiate abil ja kuidas seada kvalitatiivsele tõhustamisele orienteeritud eesmärke digitehnoloogiate kasutamisel. Aga lisaks sellele me leiame, et oleks soovitatav üle vaadata lõputööde juhendid, mis suunaks rohkem taaskasutama olemasolevaid andmeid ja andmekogumisvahendeid üliõpilaste lõputöödes. Ehk siis näiteks ka digiefekti vabalt taaskasutamiseks kättesaadavad tehtud andmed ja andmekogumisvahendid võiksid leida tee üliõpilaste lõputöödesse, et üliõpilased saaksid keskenduda probleemi sõnastamisele ja probleemi lahendamisele, mitte rohkem tehnilisele andmekogumisele ja andmekogumisvahendite koostamisele. Samuti võiks see vähendada koormust, mis üliõpilastööd tihti avaldavad siis koolidele andmeid kogudes. 9. riiklikult oleks mõttekas võtta need loodud hindamisvahendid kasutusele kas siis riiklike tasemetöödena või siis vähemalt uurida neid ja arvestada neid riiklike hindamisvahendite edasiarendamisel. Sest need on psühhomeetriliselt valideeritud ja seetõttu laialt kasutatavad nii Eestis kui tõlgitult ka rahvusvahelises kontekstis. Ning 10. viimane lõpetuseks, meil on loomulikult ka palju soovitusi edasisteks uuringuteks. Näiteks oleks vaja edasi minna nüüd mõju-uuringutega, et selgitada välja kontrollitud eksperimentaalses uuringus täpsemalt, et kui me nüüd teame, milline strateegia on opiku kasutamisel kõige tõhusam või me teame, millised tunnid on kõige tõhusamad profiili järgi, siis me võiksime süsteemselt suunata õpilasi ja õpetajaid ühte või teist strateegiat või profiili rakendama ja uurida, milline on selle teadlikult kujundatud õpiprotsessi efekt õpitulemustele. Ning me soovitame igal juhul Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerida vahendeid sedalaadi uuringuteks. Kõige lõpetuseks tahan aga tänada kogu meie uuringu meeskonda, kõiki meie kaasteelisi, partnereid, toetajaid sellel teel. Projekti põhitäitjateks olid professorid Äli Leien, Krista Uibu, Evelin Kiive. Projektiga seonduvalt teevad oma doktoritööd Doris-Kristina Raave, Külli Kallas, Piret Einpaul, Kristi Palk ja kohe alustab oma doktoritööd ka Jaroslava Panassenko. Projekti manageerimisel oli asendamatu Merilis Kasemets projekti alguses koos Kädi Pähklemäe ja Triinu Pääsikuga. Koordineerimisel ja sisu osas andis suure panuse ka Marja Johanson. Andmete korrastamisel ja tagasiside programmeerimisel olid hindamatud Leo Siimann ning Aleksandr Prigradze. Erinevate sisuteemade eest on vastutanud veel Ilona Võik, Triinu Kärbla, Katrin Saks, Kerli Silm, Meeli Rannastu Avalos, Marit Puusepp ja Ken Konstabel. Ning andmete analüüsil oli meile nõuga oluliselt abiks Serbia ülikoolist meie Tartu Ülikooli külalisprofessor Aleksandr Pautsal. Muidugi oleme ülitänulikud ka kõigile koolidele, õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, kes uuringus hoolimata koroonaga seotud takistustest aktiivselt osalesid. Loomulikult täname ka Haridus- ja Teadusministeeriumi projekti rahastamise ning projekti juhtkomiteed väga väärtusliku tagasiside ja ettepanekute eest. Väga loodame, et projektis tehtud soovitused muudavad tulevikku nii koolides kui ka ülikoolides ja kokkuvõttes laiemalt Eesti haridussüsteemi. Samuti loodame, et kogutud andmed ja avalikult kättesaadavaks tehtud andmekogumisvahendid leiavad tee uutesse uuringutesse. Meie meeskond igatahes jätkab andmete analüüsiga ning uutes uuringutes juba loodud
andmekogumisvahendite taaskasutamisega. Aitäh ja edukat teaduskoostööd digitehnoloogiate tähenduslikul kasutamisel meile kõigile!